Tööd on olnud väga palju. Kahjuks on nii öelda tööandjaks Hiiumaa vallavalitsuse käitumine erinevates tegevustes. Aga räägin sellest detailsemalt järgmiste kaasuste näidetel. Esimesena, mis oli ka vist, kui mu mälu ei peta, kõige esimene asi, mida me arutasime, või vähemalt üks esimestest, on Hiiumaa halduse juhi tööleping. Hiiumaa halduse juhi ametist vabastamine osutus meie hinnangul üsna näotuks protsessiks. Kuna vallal ehk tööandjal ei olnud juhi töö osas ühtegi fikseeritud pretensiooni, otsustati temast lahti saada viisil, et tähtajatu tööleping muudeti tähtajaliseks. Revisjonikomisjon ei pea sellisel viisil töölepingu lõpetamist eetiliseks ning on seisukohal, et see rikub valla mainet. Oluline on veel märkida, et uurimise käigus selgus, et sellisel viisil töölepingu muutmine on ka seaduse mõttes ebakorrektne, kuid kuna lepingu teine osapool ehk töövõtja ei esitanud vaiet, siis sellega me antud teema uurimise lõpetasime. Järgmisena ma ilmselgelt ei loe praegu ette absoluutselt kõiki asju, mis me teinud oleme, aga ma loen kronoloogilises järjekorras, ütleme olulisemaid või mahukamaid. Järgmisena ma tooksin välja Kõpu ja Ristna tuletorni eelmise aasta operaatorlepinguga seonduva mure. Eelmisel aastal sõlmis Hiiumaa vallavalitsus Kõpu ja Ristna tuletornide haldamiseks lepingu Intelligentia OÜ-ga. Kuigi lepingu sõlmimise hetkel oli teada, et ettevõttel puudub konkreetne klienditeeninduse, kohvikupidamise ja sisuliselt üldse äritegevuse taust, ei pööranud konkursi komisjon sellele mingit tähelepanu. Edaspidi ei pööranud vallavalitsus tähelepanu ka lepingu täitmisele, kuigi volikogu poolt vastu võetud vallavara valitsemise kord kohustab lepingute täitmist kontrollima. Märtsikuisel volikogu istungil saime teada, et vald sai probleemist teada septembris. Sellest hoolimata ei kohaldatud mitte mingisugust täiendavat uurimist ja lõpetati leping. Valla poolt on 20. novembril Ergo Tasuja allkirjastanud lepingu lõpetamise osapoolte kokkuleppel koos kirjaliku nõusolekuga, et lepingu lõpetamisel ei ole pooltel vastastikuseid nõudeid. Revisjonikomisjoni hinnangul on kogu valla koostöö Intelligentia OÜ-ga tekitanud Hiiumaale väga suure mainekahju. Lepingu selline lõpetamine aga toonud vallale ilmselt ka rahalist kahju. Vald ei ole jätnud avatuks võimalusi esitada nõudeid ja seda olukorras, kui info oli valda jõudnud. See ajaline vahe oli umbes 2 kuud, kus oli võimalik kontrollida. Kuna meie hinnangul on Kõpu ja Ristna tuletornides tõenäoliselt edastatud valeinformatsiooniga külastajate arvu ja piletimüügi näitajate osas, on revisjonikomisjon teinud politseisse avalduse selle tegevuse uurimiseks. Ka tegeleme jätkuvalt Ristna tuletorniga, sest puudub statistika hooaja lõpu osas alates augusti keskpaigast edasi. Kuni tänase päevani ei ole Intelligentia ja Vana Madrus OÜ juhatuse liige Alvar Jaamu meile vastuseid saatnud ega meiega kontakti võtnud pärast korduvaid püüdlusi seda temaga saada. Järgmine teema, mis tuli meie töölaual äkki aprillis või? Pole oluline, kohe loen täpsemalt. Ühesõnaga kahel koosolekul kindlasti oleme sellest rääkinud. Mõni aeg tagasi laekus revisjonikomisjonile info, mis eelnevalt meie tööplaanis ei olnud. Info oli järgnev. Tsitaat. Hiiumaa vallale kuuluv Frees Asfalt on transporditud Käinast Sporditänav 1 kinnistult Hiiu autotransi kinnistule Kärdlas. Tsitaat lõpeb. Selle info kontrollimisel selgus, et valla dokumendiregistris ei ole ühtegi dokumenti, mis puudutaks selle vallavaraga tehtud tehingut. Seda vallavaraga tehtud tehingut. Ka ei ole selle kohta ühtegi vallavalitsuse otsust. Kuna Hiiu autotrans on tänase seisuga volikogu esimehele Anu Piilbergile kuuluv ettevõtte ja Frees Asfalti näol on tegu vallavaraga, siis on see meie hinnangul tehing seotud osapoolte vahel, mis on toime pandud nii, et ei ole järgitud volikogu poolt vastu võetud vallavara valitsemise korda.
Vallavara omandas volikogu liikmele kuuluv ettevõtte alla turuhinna ja ilma avaliku pakkumiseta. Tehingu toimumist on kinnitanud Omar Jõpiselg teabenõudele vastamisega. See on dokumendiregistris loetav. Kuna Hiiumaa on väike koht, siis teadaolevalt on selle teema vastu huvi tundnud ka politsei ja Hiiumaal on tunnistajaid üle kuulatud. Meie jätkame tööd ning soovime teostada allesoleva vallavara mõõdistamise, et veenduda, mis on vallavara jääk. Seda me veel tellinud ei ole. Järgmine teema on Sadama üürimaja OÜ, millest on täna juba omajagu räägitud, aga räägin revisjonikomisjoni vaatenurgast siis. Revisjonikomisjon nõustub, et maja on püsti. Samas ei saa me nõustuda olukorraga, kus kasutusluba on väljastatud, aga hoone ei ole valmis. Olen kursis, et valmimise osas on siin täna erimeelsus. Aga hoone parkla ei ole valmis, jahutusseadmed ei ole paigaldatud ja nii edasi. Täna hommikul toimetas ka väike kraana, kus tunkedes meestega ümber majamaa täpselt ei jälginud, mida nad tegid, aga töö käib. Hiiu lehest lugesime selgelt, et käibemaks, täpsustan siis Hiiu lehe mitte tänane artikkel, vaid Hiiu lehe 15, eelmise nädala Hiiu lehe artikkel. Eelmise nädala Hiiu lehest lugesime selgelt, et käibemaks tuleb tagasi maksta ning Tiit Reha on Hiiu lehele väitnud, et see on ajatatud. Tegelikult see informatsioon ei vasta tõele. Informatsioon pärineb eilsest õhtusest revisjonikomisjoni koosolekust. Käibemaksu ajatamise osas ei ole otsust. Käibemaksu summa on Tiit Reha väitel suurusjärgus 350 000 eurot pluss, Tiit Reha väitel 350 000 eurot, punkt. Ei, pluss intressid, Tiit, pluss intressid, aga seda sina ütlesid 350 000 eurot. Sellele lisanduvad intressid, mis tuleb tagasi maksta Sadama üürimaja OÜ-l riigile. Isegi juhul, kui see kohustus jaguneb pikema perioodi peale, ei suuda üüritulu seda kohustust teenindada ka olukorras, kui kogu maja on välja üüritud. Lisaks on vaja katta laenu teenindamise kulud. Teiste sõnadega tähendab see seda, et maja hakkab koheselt tootma miinust. Hetkeseisuga muidugi ajatamise kokkulepe puudub ning peab valmis olema koheseks tagasimakseks. Sadama üürimaja OÜ nimel on võetud nõukogu otsuseta laen Leedu pangast SME. Lepingu tingimused on revisjonikomisjoni konsensuslikul hinnangul sisuliselt kiirlaenu tingimused. Selle lepingu alusel läheb riikliku toetuse teine osa, samuti, ehk siis EISi teine osamakse, ma seletan lahti kõigile, samuti nimetatud Leedu panka ja lepingu punkt 4.1.3 ütleb järgnevat. Pärast eelnimetatud pangakonto avamist on finantseerijal õigus nõuda avatud pangakonto osas konto pantimise pandilepingu sõlmimist finantseerija kasuks. Nõukogu ei ole toonud laenu võtmise otsust volikogu ette. Viite leiab KOKS-i 22. paragrahvist. Sellel nädalal on äriregistrisse lisatud Sadama üürimaja OÜ majandusaasta aruanne. Aruandes on esitatud valeandmeid. Selle kohaselt ei oleks justkui 2025. aastal ehitustegevust toimunudki. Lisaks väidetakse, et aruanne on kooskõlastatud Sadama üürimaja osanike koosolekul, kuid revisjonikomisjoni eilsel õhtusel koosolekul selgus, et seda tehtud ei ole. Ei nõukogu liige Tiit Reha ega osanike esindaja Hergo Tasuja ei ole aruannet näinudki eilse õhtuse seisuga. Osanike lepingu täitmine. Revisjonikomisjon on seisukohal, et osanike lepingut on korduvalt rikutud. Juhatuse liige on ületanud volitusi, kuid see kõik sai toimuda, sest Sadama üürimaja OÜ nõukogu liikmed Hergo Tasuja ja Tiit Reha ei ole järginud oma hoolsuskohustust. Sellega on tekitatud otsest rahalist kahju Hiiumaa vallale. Selle suurus on juba tänasel hinnangul hoomamatu. Me lõplikku suurust praegu veel ette kokku kalkuleerida ei saa. Varsti see selgub.
Toon näite. Osanike leping 6.2. Osanike lepingu punkt 6.2 ütleb, osanikud kohustuvad enda osa või osast osa mitte võõrandama üksteisele ega kolmandatele isikutele kontrollaja jooksul, välja arvatud punktides 6.1.1 ja 6.1.3 toodud juhtudel. Sellest hoolimata on erasektori partner ilma nõukogu ja osanike loata võõrandanud enda ettevõtte osa teisele enda ettevõtte valdusesse. See on avalik informatsioon, seda saab igaüks kontrollida, see tehing on toimunud detsembrikuus, kui ma õigesti mäletan. See on avalik info, igaüks saab ise vaadata seda. Teemaks on siis Hiiu Investi osanike ring. Osanike lepingu punkt 5.2 ütleb, et osanikud on kokku leppinud, et osanik 2 ehk Hiiu Invest finantseerib projekti realiseerimist ühingule laenu andmise teel, mis tähendab, et esmane finantskohustus lasub Hiiu Investil. Samas on Leedu pangast võetud laen otse Sadama Üürimaja OÜ nimele, ning seatud selle tagatiseks hüpoteek summas 1,1 miljonit eurot. Nii Sadama Üürimaja OÜ põhikirja ega osanike kokkuleppe järgi ei saanud ei laenu võtta ega hüpoteeki seada ettevõtte nõukogu ehk tasuja ja reha nõusolekuta. Kuigi Sadama Üürimaja teema ilmselt jätkub, on revisjonikomisjonil põhjust kahtlustada majanduskuritegu. Seetõttu oleme teinud vastava avalduse politseisse, ühtlasi juhime ka tähelepanu, et äriettevõttes sõltumata selle omanike ringist lasub nõukogu liikmetele ka otsene varaline vastutus. Seda nii tehtud otsuse kui ka hoolsuskohustuse täitmata jätmise eest. Revisjonikomisjoni kiire ja konkreetne ettepanek on kutsuda viivitamatult tagasi Sadama Üürimaja OÜ nõukogu ja uuel nõukogul teha sama ettevõtte juhatuse liikmega. Ja minu poolt viimane selgitus veel eelnevale jutule lisaks, selle ma kirjutasin praegu siin laua taga juurde, et ma seletan hästi lihtsas keeles, hästi lihtsalt selle lahti. Käibemaksu tagasi küsimise tõttu tuleb see kohustus Sadama Üürimaja OÜ-le. Me peame käibemaksu tagastama. Sadama Üürimaja OÜ peab käibemaksu tagastama riigile. Kui käibemaksu ei oleks tagasi küsitud ja me oleks järginud käibemaksu seadust, siis selle sama raha ulatuses, selles samas vääringus, mida me veel ei tea, umbes 350 000 eurot, oleks osanik 2 pidanud panustama kas laenu või oma vahenditega. Mõelge selle peale lihtsalt. Et kas on ikkagi nii, et käibemaksu tagasi nõue ei mõjuta valda? Minu hinnangul ja revisjonikomisjoni hinnangul kõige otsesemas võtmes mõjutab. Mul on üks lehekülg veel, mul tuli meelde. Aga see on kõige lühem lehekülg. Kokkuvõtteks. Teemad ei ole meie jaoks lõppenud. Näiteks on meil lähiajal plaanis uurida lähemalt Käina kooli ja Tuuletorni, kuna meile on laekunud taaskord vihjeid erinevate rikkumiste kohta. Revisjonikomisjoniga kooskõlastamata ma alustan uuesti lauset. Eelmisel nädalal selgus, et revisjonikomisjoniga kooskõlastamata on volikogu eelarvest ära jäänud vahendid, mida varasematel aastatel meile teada olevalt revisjonikomisjonil on konsultatsiooni jaoks olnud võimalik kasutada. Me sooviksime need vahendid esimesel võimalusel taastada. Hetkeseisuga sooviksime kasutada 2 erineva konsultandi abi 2 erineval teemal. Üldiseks iseloomustuseks tuleb taaskord öelda, et revisjonikomisjoni töö on osutunud väga mahukaks ja see on sisuliselt tasustamata. Ja kuigi nii KOKS kui valla põhimäärus ja volikogu töökord annavad revisjonikomisjonile laiad volitused nii vallavalitsuse kui selle allasutuste tegevuse kontrollimiseks, siis ei ole me saanud vallalt soovitud dokumente seaduses ette nähtud aja jooksul ja kujul. Kahjuks on seda juhtunud korduvalt. Samuti on meile öeldud, et osasid küsitud dokumente te ei saa. Tänan tähelepanu eest ja tänan loomulikult kõiki revisjonikomisjoni liikmeid sisuka töö eest ja vastan meeleldi küsimustele.